jutuga pihta. Kõik tunnevad muidugi Igor Gräzinit, seda ma tutvustama ei pea. Mina olen Andres Adamson, antud juhul siis nii kirjastaja kui ajaloolasena siin ja just ajaloolasena peangi siis natukene küsima. Ma võib-olla alustaksingi ise kõigepealt ühe väikese sissejuhatusega. Vabandust, üks seletus veel, kus on siis kolmas härrasmees, kes siin peaks olema. Ivar Raif, tema ei viidaks, aga tuleb samuti. Tuleb tükk aeg hiljem, aga tuleb. Me räägime istudes. Ma arvan, et ka Igoril pole midagi selle vastu, kui ma ütlen ka seda, et ükskõik kellel, kui teil tuleb mingisugune küsimus meie jutu ajal, siis esitage kohe ära. Andke märku, et tahate midagi küsida. Ja lihtsalt nagu elavdamiseks või kuidagi niimoodi. Nii, aga või ütle saab paar sõna kõigepealt. Aitäh tulemast, Raigo nagu tuleb ja see tähendab, ma siis natuke kommenteerin tausta sellele raamatule, miks ta ilmus ja kuidas oli ja kuidas üldse omavahel seotud kõik on. Igaks juhuks ma täpsustan ära paar ajaloolist fakti, mida me oleme umbkaudselt kuulnud, aga väga täpselt ei tea. 39. aastal sõlmis Hitler ja Stalin sõlmisid omavahel lepingu, mille nimi oli siis Nõukogude Liidu ja Saksamaa mittekallaletungileping. Ja see leping on kõik võimalikes ajalooõpikutes kõikides riikides sees olemas ja see leping on üldiselt teada. Aga üks asi, mis ei ole teada, oli see, et sellele lepingule kirjutati juurde salaprotokoll. Tähendab, sinna kirjutati mitmele leheküljele, paarile leheküljele, tähendab teatav kokkulepe, mida ei avalikustatud. Ja see kokkulepe oli väga inetu mäng ja ta sisaldas ideed sellest, et Saksamaa ja Nõukogude Liit jagavad omavahel nende vahelise geograafilise ruumi ära. Kus juures siis Saksamaa saab endale selle jagamise asemel pool Poolat, natukene siis alt Rumeeniat ja Nõukogude Liit saab endale siis Balti riigid, Soome ja tegelikult seal kuidas see kirjas on üks asi, aga eks ta oli mingil määral tõlgendamise küsimus ka see, mis on tänapäeva Moldaavia ehk tollal oli Bessaraabia. Millega seoses muide Hitler oli veel eriti tähelepanelik, sellepärast et Rumeenia ja Bessaraabia olid need kohad, kus oli siis Hitlerile sõjaks vajalik nafta. Okei. Seda lepingut tuli pärast hiljem ümber teha, lihtsalt selle pärast, et lõppkokkuvõttes me teame ise, kuidas soomlastega venelastel sassi läks väga kehvasti. Kuigi oli õigus Soomet ära võtta, eriti Lõuna-Soomet ja seda Uusimaad, aga Nõukogude Liit ei saanud hakkama, kuigi tal nagu kokkuleppel Saksamaaga see õigus justkui oli niimoodi kokku lepitud. Nad tehti see siis ära, hakkas sõda peale. Pärast seda tuli Nõukogude Liit, kõik need asjad tagunesid ära lõppkokkuvõttes ja nüüd hakkas siis tulema see aeg, kus Eesti hakkas omandama koos Läti-Leeduga iseseisvust. Meil olid rahvarinded ja me laulsime ja hüppasime ja kargasime ja tegime kogu seda revolutsiooni. Ja seoses sellega kerkis selle salaprotokolli küsimus uuesti üles. Ta kerkis, üldiselt oli teada, et see protokoll on olemas. Väideti, Nõukogude Liit väitis, et temal seda ei ole ja üldse see kõik on selline propaganda ja laim Nõukogude aadressi. Nõukogude Liit ei ole kunagi jaganud kellegi territooriume ja ja nii. Seoses sellega kerkis Eestis üles teatud liikumine, kellele kuulub väga suur osa seoses selle protokollide avalikustamisega, mida kutsuti MRP-AEG ehk Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp. Kusjuures nemad ei tahtnud ja nad ei saanudki tegelikult mitte midagi muud teha, kui nõuda, et see salaprotokoll avalikustatakse, sest järeldus on selge. Tähendab, kui Eesti muutus NSV-ks 1940. aastal vastavalt salaprotokollile, see tähendab seda, et Eesti liideti Nõukogude Liidu külge ebaseaduslikult. Tähendab selle salaprotokolli alusel, mis oli igatepidi vale ja ebaõige ja nii edasi. Ja see oligi see põhjus, mis pärast seda salaprotokolli hoiti ka Nõukogude Liidu poolt salajas. Ja nüüd MRP-AEG, need ägedad inimesed 87-88. aastal piisavalt ohtlik ettevõtte sellise grupi moodustamine, sest oli selgelt Nõukogude vastane,
aga nemad tõstsid üles selle loosungi nii-ütelda olemuse, et jätame kõrvale, mis seal oli ja nii edasi, piisab sellest, kui Nõukogude Liit tunnistab, et see protokoll on olemas. No siis vaatame, kus kohas ta on avaldatud või kus ta on olemas, aga kõige tähtsam oli teadvustada, et protokoll on olemas. Mille sisuks oli siis Eesti okupeerimine, nende teiste riikide okupeerimine. Nii et nemad, nagu ütleks niimoodi, et nemad panid siis esimesena jala ukse panema. Aga nüüd 88-89 aastal hakkas juhtuma niisugune käsi, 88 aastal valiti esimest korda enam-vähem demokraatlikul moel NSV Liidu Ülemnõukogu. No enam-vähem, sest seal oli see valimissüsteem oli natuke keeruline, seal mitte kõik ei valitud, aga ütleme 2/3 valitigi, tõepoolest. Sa mõtled 89 rahvasaadikute kongress. 89 aasta ja 88 oli suveräänsusdeklaratsioon, vabandust, ja 89. Ja valiti need rahvasaadikute kongressi, need inimesed ära märtsikuus ja mais tuldi kokku. Ja see teema, millega valiti Eesti Ülemnõukogu või Eesti saadikud, rahvasaadikute kongressile Moskvas, oli tegelikult 2 teemat, mis meil olid ka valimiseelsete loosungitena, mis olid tegelikult selles hetkes otsustavad selleks, et minna selle Eesti vabanemisega edasi. Üks küsimus oli ime, nõnda nimetatud isemajandava Eesti kontseptsioon. See on omaette lugu. Ja teine oli siis MRP ehk Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamine. Ja nii läkski 89. aastal, kui tuldi kokku, siis Eesti saadikud eriti, kõigepealt tol hetkel Endel Lippmaa suutis asja viia nii kaugele, et Gorbatšov oli nõus moodustama spetsiaalse komisjoni, et analüüsida seda salaprotokolli või õieti. Mitte analüüsida protokolli ennast, kuivõrd teha kindlaks, kas see protokoll eksisteerib või mitte. Ja juhul, kui ta eksisteerib, siis mis seal sees võis olla. Gorbatšov mängis kogu aeg seda mängu, et tema ei tea, kas see on olemas või ei ole. Andres ütleb tegelikult ta teadis. Aga nii ehk naa. Ja moodustatakse vastav komisjon. Komisjonis oli 20 kopikatega liiget, 28 ja siis hakkaski see komisjon tööl. Komisjoni esimeheks oli tolleaegne Kompartei Keskkomitee sekretär Aleksander Jakovlev. Aseesimees oli siis Nõukogude ajaloolane ja ajalooinstituudi. Oli NLP Keskkomitee välisosakonna juhataja, ajaloolane oli ta küll. Ja nii et Valentin Faarin. Ja ma antud juhul mõtlesin rohkem küll Afanasjevit, aga okei, ja tema oli ka tähtis. Niisiis niisugused nad olid ja komisjon töötas. Ja igasuguste viguritega õnnestus sai siiski nii kaugele viia, et kuidagigi saaks fikseerida protokolli, mida nagu keegi formaalselt ei olnud näinud. Ja üks väga huvitavaid argumente, mida kasutasid seal Vene demokraadid, mõned oli see, et isegi siis, kui seda protokolli kunagi olemas olnud ei ole, seda sama protokolli, siis kõik sündmused, mis pärast toimusid, viitas sellele, et kokkuleppe oli olemas. Tähendab, niipea kui hakkas Nõukogude Liit jagama Poolat, see oli nii nagu võeti see Valgevene, Lääne-Ukraina, võeti Poola käest ära ja nii edasi, et siis võib selle järgi oletada, et see mingi kokkulepe pidi olema. Sellepärast kogu see tegevus oli omavahel väga hästi kooskõlastatud ja kui kokkulepet ei ole, siis nii kooskõlastatud nad käituda ei saa. No see oli üks tollane põhiargument. Nüüd edasi, mis hakkas toimuma selle protokolliga ja nii edasi, sellest on nüüd siin raamatus nagu enam-vähem juttu. Selles mõttes, et ütleme 2/3 selle raamatu mahust on selle komisjoni, 28 inimesega komisjoni töö protokollid või stenogramm, lahti kirjutatud stenogramm ja siit on võimalik lugeda, millised olid ühed argumendid, teised argumendid, kuidas see värk käis ja nii edasi. Ja võib-olla see ongi selle raamatu võib-olla kõige suurem väga oluline väärtus see, et tegelikult ega me ei ole ju keegi näinud ja eriti kokku puutunud sellega, kuidas näiteks poliitbüroo või keegi oma küsimusi seal arutas. See nüüd oli peaaegu tipptase, mitte päris, aga ikka ülemisele otsale väga lähedal. Selleks, et näha, kuidas omavahel arutati ja millised olid argumendid selle protokolli eksisteerimise kasuks, kahjuks ja nii edasi, nii edasi. Ja need on siin nüüd esimest korda siis tõlgitud ja nad on siin näha. Tähendab, selles mõttes huvitav lugeda, et tähendab tõepoolest, need on siin kõik Nõukogude Liidu tippjuhid ja see ja kuidas nad omavahel arutavad ja kuidas need asjad
kuidas need asjad käisid, millised olid argumendid ja nii edasi, eks ta muidugi tänapäeval ajab natukene võib-olla naerma, sest see on siukest nõndanimetatud kommunistlikku plära on ikkagi ka üsna palju, aga ilma selle plärata sa ei saa. Aga noh, vähemalt me võime öelda, et nii need asjad käisid. Ja nüüd siis edasi on olemas 2 päeva sündmused, mis on seotud, sellest räägib ajaloolane, ka kindlasti paremini. Oli veel siuke huvitav moment, et noh, komisjon käis koos, komisjon kirjutas projekti ja projekt pandi siis hääletusele ja projekti sisu oli see, et me tunnistame, et protokoll oli olemas ja me tühistame selle nüüd ära. No mis oli Eesti jaoks kõige tähtsam. Tähendab, kui see kaob ära, siis kaob ka igasugune alus, Nõukogude Liidu poolne alus, Eestit Nõukogude Liidu sees hoida. Ei ole enam seda paberit, kõik on läinud. Ja nüüd siis tekkis see huvitav situatsioon, see on siis ütleme 2 päeva, mida seal nüüd päriselt noh ei olegi. Aga no see on selline lugu, mida igaüks mäletab ka natuke ise moodi. Oli see, et esimesel hääletusel see idee kukkus läbi. Rahvasaadikute kongress oli 2200 inimest. Tookord hääletas kuskil circa 1800 ja umbes häältega 1200-1300, 600 vastu see meie ettepanek ära tühistada kukkus läbi. Ehk teiste sõnadega Nõukogude Liit keeldus tunnistamast seda paberit, mis oli meie jaoks otsustatud. Ja nüüd siis oli vaja otsustada, mida teha edasi. Tähendab, meie suur töö on läinud vastab taevast. Kui me praegu laseme selle asja jääda nii nagu ta on, siis võib-olla ei tule seda enam poole aasta või 2 jooksul ei tule see enam kunagi lauale. Seda ei hakata enam kunagi, siis tuleb uuesti kogu see jama otsast peal. Jälle komisjon, jälle tegemine, jälle hääletamine, uuesti uute ekspertide kutsumine, no mis iganes. Kui ta ükskord on juba läbi hukkunud, no vot siis ongi vsio. Kusjuures, kui te tuletate nüüd meelde natukene aastat 1989, vaadake, mis selle tänavatel toimus. Eks ole, olid juba olnud, see Balti kett oli ära toimunud ja tähendab, ja rahvas oli, kuidas ütelda, üles keeratud. Rahvas oligi revolutsioonilises olukorras. Ja no, iga ajaloolane jällegi teab, et hoida rahvast revolutsioonilises pinges on võimalik 2, 3, 4, 5 kuud, mitte rohkem. Kui te vaatate suurt Prantsuse revolutsiooni või Cromwelli Inglismaal nii, no rahvas on pinges mingi perioodi jooksul ja pärast seda ta tüdineb juba ära. Muide, me näeme tänapäeval seda isegi veel. Vaadake, kui suhteliselt tüdinenud me oleme praegu seoses Ukraina sõjaga. No nüüd viimased 2-3 päeva juhtus ja midagi. Aga enne seda veel 10-20 päeva tagasi, no on Ukraina sõda, ei ole, eks ole, seal on lipp üleval siin, ei ole need väsinud, ei jõua. Ja ütleme, ühiskonnad teadlastena ja poliitikutena me saime väga hästi aru, et kui me nüüd laseme selle fookuse käest ära, selle dokumendi tühistamise, siis ta tuleb uuesti lauda kas 1-2 pärast. Ja kui ta isegi siis tuleb, kust meie saame seda ette näha, kas rahvas tuleb meie taha või mitte. Võib-olla me olemegi seal, ütleme Eestis seal 3-4 akadeemilise taustaga inimest, kes püüavad ühte või teist teha ja kõik süütavad, noh, pole tähtis. Järelikult oli otsustava tähtsusega, et nüüd, kus see hääletus läbi kukkus, saada see asi uuesti hääletusele teist korda ja võimalikult kiiresti. Ehk nüüd siis oli niimoodi, et sel päeval, kui ta läbi kukkus, siis tuli otsustada väga kiiresti, mismoodi me nüüd selle asjaga edasi läheme, et see uuesti lauale tekiks. Ehk teiste sõnadega, kuidas me saame asja nii kaugele, et see hääletus tuleks kordusele. Et see tuleks teine hääletus ja nii edasi. Ja võt nüüd hakkavad tulema sellised sündmused, mis, noh, mida mina ei tea väga täpselt, aga noh, umbes oletada. Tähendab, see 2 tükk oli siis see Arhiivi instituudi rektor professor Juri Afanassjev. Meie jäime siis temaga sinna Samma kongresside paleesse. Meil ainult oma väike kabinetikene ja seal olid teed ja kohvid ja asjad ja nii edasi. Meie jäime siis nüüd seda uut otsust kirjutama. Et no, et me siis parandame ta ära, noh, tegelikult muudame ta veel punasemaks, kui ta oli. Sest meie jaoks ei olnud hirm see, et ta on väga punane, vaid meie jaoks oli hirm see, et tühistamine jääb ära. No me siis proovisime seda nii ja kuskil öösel 2-3 ja sellega see asi jäi. Siis kusagil liikus ringi Hardo Aasmäe,
kes suhtus väga hästi Jakov Leviga suhtes ja võib-olla meie jaoks väga tähtis oli Aasmäed usaldas ja suhtus temasse sellise teatava sooja sümpaatiaga, mitte mingitel põhjustel, oli Mihhail Gorbatšov. Ja faktid viitavad sellele, et tähendab mingisugune nende vaheline kokkuleppe või rääkimine, mis seal öösel pidi toimuma. Ja siis midagi tegi Lippmaa, noh, me kõik olime seal, igaüks nagu õiendas oma asja, tähtis on tulemus. Tulemus oli see, et järgmise päeva hommikul kell 10 päevakorra esimene punkt oli see MRP, see, mis oli läbi kukkunud. Selles MRP ettekandes lahendati ära nüüd probleem. No ja seda, eks ole, kõik need vanad kommunistid ja nii edasi, seda pole olnud ja kõik see... Igor, ta läheb liiga kaugele praegu. Tuleme paneme alguse juurde tagasi, räägime, et see tähtis oli, edasi. Räägime selle komisjoni algusaegadest pigem ja edasi. Seda enam, et ma ei ole selle sinu tõlgendusega nõus nagunii. Ei ole valmis selle ümber lükkama. Tähendab, lubad, ma kasutan ka võimalust monoloogiks nagu sina. Ma nii pikalt ei räägi, aga natukene. Jah, et veel kord siis selle asja tähtsusest, miks me täna sellest enam räägime. Miks ta oluline on? Lennart Meri ütles kunagi, et korduvalt ütles muidugi, mitte ainult ühe korra. Ütles, et rahvusvaheline õigus on väike rahvaste tuumapomm või tuumarelv. Ja tookord oli just tekkinud olukord, kus rahvusvahelisele õigusele, just selle MRP salaprotokollide kaudu surudes, oli siis Baltimaadel võimalik oma iseseisvuse küsimus uuesti nagu selles Nõukogude impeeriumis päevakorda tuua ja läbi suruda rahumeelsete meetoditega. Muud variandid oli ka loomulikult laual. Selles mõttes muud variandid, et impeerium oli kriisis, aga impeeriumit oli hakatud nagu remontima, ümber tegema. No see ümber perestroika, eks ole, uutmine nagu seda kutsuti. Ja varjati või mitte varjatud, vaid ütleme siis maskeeriti või põhjendati edasi kõike seda siis nõndanimetatud glasnostiga, mille sisuks oli siis kõikide nende mineviku kuritegude paljastamine ja siuke raevukas hukkamõist. Et oli tekkinud siuke olukord, kus impeeriumis endas oli loodud justkui nagu see mehhanism, mille kaudu oli nupp, millel oli võimalik tugevalt suruda, et saavutada üldse kogu selle MRP teema nagu päevakorda võtmine. Ja ütleme, praegune Venemaa juhtkond, praegu tänapäeva Venemaa juhtkond, mis on täiesti avalikult fašistlik ja niisugune suurvenelikult šovinistlik, tema sülitaks sellistele argumentidele. Samas kui tollal see nii ei olnud. Tollal oli impeeriumi juhtkond nagu teatud mõttes sundviskes ja et saabus ka Ivar Raik, paratamatult peab nüüd kuulama natuke meie juttu. Ja ta oli sundviskes sellepärast, et ta vajas lääne abi. See oli üks põhjus. Vajas lääne abi, ta impeerium ei suutnud iseseisvalt isegi oma kodanikke enam ära toita. Ja selle abi tõttu ei saanud ta selliseid, ütleme siis lahkulöömisliikumisi lihtsalt maha suruda. Ta võis ähvardada. Ja nii nagu 89. aastal peale Balti keti poliitbüroo ähvardaski ju Balti rahvaid. Hävitas genotsiidi või ähvardas sellega, et kui nii jätkatakse, siis rahvused on nagu seavad ennast ohtu, et võivad üldse nagu maapinnal kaduda, ähvardati genotsiidiga. Aga nagu reaalselt jõudu rakendada enam ei saanud või tol hetkel ei saanud. Nüüd veel üks selline põhimõtteline küsimus või põhimõtteline asjaolu, miks me sellest räägime, miks see nii tähtis tagantjärele on, see 24. detsember 1989 saavutatud võit. Ta on oluline sellepärast, et asjade pärast, mis ei toimunud, on ta oluline. Me tollal ei teadnud seda, et 2 aastat hiljem Nõukogude Liit lakkab olemast. Ja võib-olla, et kui oleks toimunud seda võitu, ta poleks lakanud olemast. Ka seda me kunagi ei saa teada.
üldse on ajalooga nii, eks ole, et seda, mis reaalselt ei toimunud, seda pole võimalik tõestada. Võib-olla oletada ja põhjendada, argumenteerida ja nii edasi. Aga kui nüüd oletada, et Nõukogude impeerium oleks alles jäänud, et mismoodi oleks läinud Baltimaadel pärast seda otsust sellele vaatamata, ehk siis pärast 24. detsembrit 1989 oli selge, et Baltimaad eranduvad Nõukogude Liidust igal juhul. Tollastes oludes. Tollal eeldati, et see toimub läbirääkimiste tulemusena, mõnevõrra pikema aja jooksul, ja nii edasi, ja läbirääkimised läksidki kohe käima. Eesti poolelt juhtis neid Indrek Toome. Leedu kuulutas ennast kevadel 90 juba iseseisvaks, Eesti ja Läti kuulutasid välja üleminekuperioodi, et protsess läks käima. Läks paremini, läks palju paremini, Nõukogude Liit ise lagunes ära. Ja selle tõttu, et veel paremini läks, unustatakse see suur võit ära. Aga see on haruldane ja suur võit, see on rahvusvahelise õiguse nagu võidutsemine, eks ole, kogu selle türannia ja diktatuuri ja selle üle, totalitarismi üle. Et ikkagi unikaalne juhtum, kus okupeeriv riik ise tunnistab, et tema okupatsioon on ebaseaduslik. Kusjuures ilma sõjata, rahulike vahenditega saavutatud võit. Ja praeguses olukorras, kus rahvusvaheline õigus jälle käriseb igast õmblusest, praegu on see seda enam oluline. Nii, nüüd tagasi tulles selle komisjoni algusaegade juurde. Igor ütles, et seal oli 28 liiget, 4 liiget olid siis Eestist. Ma tahan nende protokollide päritolu jõuda, et sind liitma hakata kohe. Ja tegelikult Eestis oli 5 liige ka, sest metropoliit, tollal mitte patriarh, Aleksius, Aleksei Rüdiger oli samuti ju Eestist. Aga ta oli juba Eestist lahkunud Venemaale ja esindas siis Rahvasaadikute Kongressis kirikut. Et ka tema oli komisjoni liige. Ja lisaks eestlastel oli muidugi ka teisi baltlasi ja nii edasi. Näiteks Leedulast hulgas oli ka Vitautas Landsbergis. Ja kui siin Igor ütles seda, et see komisjoni projekt, mis kongressil päevakorda pandi, et see oli justkui nagu liiga punane, siis isegi kompromissitu Vitautas Landsbergis oli sellele alla kirjutanud. Oli nii. Et ka tema oli selle variandiga, mis hääletamisele läks, oli põhimõtteliselt nõus. Nii, nüüd nende protokollid, mis moodustavad siis suure osa raamatu sisust. Protokollid põhimõtteliselt kõiki täiskoosolekuid. Komisjonil oli 6 koosolekut, nendest 4 protokolliti. Esimene ja viimane olid sellised lühikesed, naisemine oli siukene 2. juuni õhtul, hilisõhtul siukene pisikene sissejuhatav koosolek, kus lihtsalt pandi paika, mida edasi tegema hakatakse ja nii edasi. Ja viimane 14. detsembril oli ainult selleks kokku tuldud, et seda viimast varianti, mis siis nagu, mille siis komisjoni esimees peab ette kandma kongressile, et seda nagu heaks kiita, ära hääletada. No mis ka toimus ja hääled olid 14-12, eks ole, küllaltki napid läks läbi. Ja nüüd vahepealsed 4 täiskoosolekut, need siis lindistati ja lindid kirjutati maa stenogrammi. Ja kõik komisjoni liikmed võisid soovi korral saada endale stenogrammi. Nüüd Igor on õigusteaduste professor, õigusteaduste doktor, professor ja nii edasi. Tema jagas ära, et peab sellise asja endale soetama. Tema tellis endale koopia. Ja nähtavasti ta oli Eesti saadikutest ainus, kes seda tegi. Miks ma nii arvan? Sellepärast, et Marju Lauristinil, kes ülejäänud 3 liiget olid siis Marju Lauristin, Ender Lippmaa ja Edgar Savisaar. Ka Ender Lippmaa oli väga dokumentid usku. Sellele vaatamata tema paberit hulgas koopiaid ei ole. Või koopiat sellest nendest protokollidest ei ole. Edgar Savisaare paberit hulgas ei ole. Marju Lauristinil ei ole. Eestis oli küll veel üks eksemplar, see selgus tagantjärele siis, kui Igor oli enda eksemplari üles leidnud.
et Juhan Aarel oli koopia, mis ta 2005. aastal tegi siis komisjoni esimehe Aleksandr Jakovlevi koduarhiivis, kui nad külastasid koos Jüri Kraftiga teda. Aga see tuli tagantjärgi välja ja ka Juhan Aarel on seda kasutanud. Vaat nüüd koroonakriisi ajal, nüüd ma jõuan küsimusega sinuni. Räägi, kuidas sa leidsid üldse need ülesse ja noh, seda küsimust. Tähendab, ma ei otsinud, vaid lihtsalt asi on selles, et ma olen nii palju vahepeal pidanud ringi kolima Ameerika ja Eesti vahet ja nii edasi, et see lihtsalt see tuli ühest pappkastist muude paberite sees ja nii edasi. Kusjuures see oli väga suur ime, et see ei põlenud maha, sellepärast et selles korteris, kuhu me ta ringides, seal oli tulekahju. Aga no ju siis oli see jumala sõrm, mis ütles, et need peavad alles jääma ja nii nad jäidki. Kusjuures ma mäletan veel väga täpselt, et ma nagu alguses vaatasin huvitav, mis asi see on ja panin jällegi kõrvale, sest ei olnud mitte nii, et esimesest leheküljest viimaseni, vaid mingisugune paber, mis hakkas ütleme seal 30. või 40. leheküljest. Nii et tegelikult see lihtsalt on ajalooline juhus ja pärast seda, kui see nii juba oli, no siis ma hakkasin otsima ka ajaloolise ja nii edasi, et siis ma sain aru, et sellel on mingisugune väärtus. Kas anda siis Eesti arhiividesse või kuhu, aga et see on tõepoolest üks asi, mida sellisel kujul ta ei eksisteerinud. Ja need asjad, mis dokumendina siin kirjas ei ole nendes asjades, ongi mõnevõrra segased, sellepärast et näiteks see sama kurikuulus 24. detsember, mida mina mäletan natuke ühtemoodi, alles natuke teistmoodi, need me isegi mäletame erinevalt ja muide ajaloolane tõenäoliselt ütleb, et täpselt sama asi, ega tegelikult oli ju niimoodi, et ega on ju 2 või 3 erinevat marsruuti, mida öeldakse, mis oli Makedoonia, Aleksandri, tähendab minemine siin India peal ja nii edasi, et ajaloos sageli nii juhtubki, et ühte asja kajastavad erinevad dokumendid ja muuhulgas kajastavad ka erinevad mälestused ja selles mõttes võib-olla Andres ühesõnaga sihuke selgelt teaduslik ja läbimõeldus ja nii edasi. See, kuidas öelda, see doktriin pääseb mõjule pärast seda, kui mind enam elavat hulgas ei ole, sest siis ma ei sega. Sest sinna ei ütle midagi parata, et ma mäletan mingeid asju väga kindlasti, aga tegelikult pärast selgub, et see mäletamine on vale. Kas või see, mitu saadikut Eestis hääletasid selle poolt ja nendes, mina hääletasin ühtepidi, tegelikult tuleb välja, et ma hääletasin umbes 10 korda valesti. Seal on see eelis või ühesõnaga, see on see ajaloolisest sündmusest osavõtja eelis, et sa mäletad neid emotsioone ja nii edasi, aga tema miinus on see, et nagu selgub pärast sa mäletad valesti. Ega siis ilma asjata ei ole venekeelses jurisprudentsis sellist väljendit, et see mees valetab nagu tunnistaja. Ja nii ongi, tähendab, mina siis valetan ka selles on, aga nüüd igal juhul ma ei tee seda pahatahtlikult, aga põhipoint on ühesõnaga selles, nüüd lähme siis sinna juurde. Ma tahtsin rõhutada seda ühte momenti. Ameeriklased teadsid, mis on sisse kirjutatud. Eestlased, Eesti ajaloolased teadsid, mis seal kirjas on. Seda teadsid kõik eurooplased. Aga ainus asi, kes seda ei uskunud ja nii edasi, oli siis venelased ja Nõukogude Liit. Ja järelikult nii huvitav, kui see ka ei ole, see põhipoint, mida tuli hääletada, ei olnud mitte see, mis seal kirjas oli, sest seda maailm teadis, vaid hääletada seda, et see paber oli olemas. Nõukogude Liit muud ei teinud, kui muudkui eitas seda ja seda. Ja nüüd, mis juhtus, oli see, et sellel järgmise päeva hääletusel kandis Jakovlev ette sellise näoga, et ta on väga üllatunud, muide nagu selgus, et tal ei olnud põhjust üllatuda, ta ikka teadis seda. Ta kandis ette ühe fakti, millega olemasolu oli tõestatud. Nimelt, ta väitis, et eksisteerib mingisugune kaust, papist kaust, nii nagu need on, need venekeelsed dielo ja kõik seal sees, mille sees on paberid ja selle kausta peal, kaane peal, on loetelu paberitest, mis kaustas sees on. Miks see välja ujus ja kuidas? See oli lihtsalt see moment, kui Molotovi, kes kirjutas alla sellele Molotov-Ribbentropi paktile, kui Molotov löödi ametist minema ja tema asemele tuli välisministriks Võšinski, Andrei Võšinski, väga ka siuke jube vend. Nii, ja nüüd siis Molotov läheb ära ja Võšinski tuleb asemele. Seal on Molotovi nõunik.
või abiline või referent või nii edasi, kes annab paberid sellele uuele mehele üle. Ja noh, kuna seal on diplomaatilised ja poolsalajased nii edasi, siis on seal tehtud 1 kaust C, 2 kaust C ja siis no need asjaajajad annavad omavahel, annavad allkirja. Molotov, see on nii. Ja kõige selle sees või no ükskõik, mis seal kaustas siis ka veel oli, seal oli ka öeldud, et salajane lisa Nõukogude Saksa sõpruse ja koostöölepingu peab seal kaustas sees olema. Ja minu parema äratundmise järgi seda dokumenti seal sees ei olnud. Aga mis oli tähtis, oli see, et kaane peal oli kirjutatud, et selline dokument eksisteerib. Toib ma räägin siis, mis selle paberiga üldse vahepeal saanud oli. Ja see oli teine, jah. Et vabanda veel kord Ivar, me ikka veel ei anna seda sõna. Nii tähendab, põhimõtteliselt, eks ole, kui Molotov ja Ribbentrop kirjutasid Moskvas paktile salaprotokollil alla, siis nii Nõukogude pool kui siis Saksa pool mõlemad said endale nii vene kui saksakeelse eksemplari. Nüüd saksakeelsed eksemplarid hävisid, aga sakslased olid teinud nendest fotokoopiad ja need fotokoopiad langesid, fotokoopia üldse Saksa välispoliitika arhiivist langes ameeriklaste kätte. Ameeriklased juba 40. aastatel andsid need välja. Nii et põhimõtteliselt maailm teadis fotokoopiatena salaprotokollidest ja kuuldused olid niikuinii varasemast olnud. See polnud nagu mingisugune saladus. Aga Nõukogude Liit eitas. Nõukogude Liit väitis, et see on võltsing ja peitis omad koopiad ära. Peideti kuhu? Peideti alulolidad, eks ole, Jossif Stalini isiklik asjade hulgas, siis kuidagi sattusid Molotovi materjalide hulka ja võimuvahenduste käigus nii või naa lõpuks maandusid siis partei keskkomitee arhiivi. Nüüd üllatus küll, niisugune ettekujutus oli varem, et küllap nad olid kuskil mingis eriti salajases seifis, võib-olla peasekretäri enda valve all või midagi niisugust. Ei olnud. Tagantjärgi selgub, et nad olid üsna, tähendab 87. aastal tollane NLKP keskkomitee üldosakonna juhataja, nimi oli tal Boldin, Vadim oli ta vist, eks ole, Vadim Boldin. Tema siis hakkas uurima, mis tal seal siis on ja edasi ja selgus, et need olid samamoodi arvel nagu igasugused muud dokumendid. Aastakümnete jooksul need, kellel oli juurdepääs keskkomitee arhiivi, oleksid saanud välja tellida salaprotokollid. No kõik olid ilmselt pidanud tervislikumaks seda mitte teha. Keegi polnud seda kunagi välja tellinud. Otseselt Gorbatšovile oli enne Boldinit 1. detsembril 1986 raporteeritud nende olemasolust. Aga nüüd Boldin tuleb ametisse, saab ka teada, läheb teatab Gorbatšovile, Gorbatšov laseb endale nüüd ette näidata, vaatab üle, näeb ilmselt esimest korda, need olid mitte kuskil mingisuguses suures ümbrikus koos muude salajaste asjadega, vaid lihtsalt mapi vahel, mõned üksikud lahtised lehed. Vaatas üle, kommenteeris, natuke ärritatud, käskis ära peita. Ja mõni aeg hiljem hakkasid Nõukogude välisministeerium ja seesama Valentin Šalin, keda me nimetasime, kelle juurde võib-olla tulen pärast tagasi, aga võib-olla ei tule ka. Tegid ka järelepärimise siis salaprotokollide originaalide olemasolu kohta. Boldin tõttas uuesti siis Gorbatšovile ette kandma, et sellised päringud on. Gorbatšov käskis mitte kellelegi anda ja dokumendid hoolega ära peita. See oli 87. aasta. 87. aastal kevadel, juba ammu enne MRP-AG-d. Ammu enne Irvepargi miitingut ja edasi, mitu kuud varem. Arutas salaprotokollide teemat ka politbüroo, kompartei politbüroo. Ja kõik, kes sõna võtsid, kaasa arvatud Gromõko, olid ettevaatlikult salaprotokollide tunnustamise poolt. Et parem arvati ise initsiatiiv, eks ole, et suruda peale see narratiiv, et jah, oligi julm sõjaeelne ja sõjaaeg, Stalini aeg ja edasi. Tehti suuri vigu, kuradi Stalin, et mida kõike, eks ole, talle nagu hingele panna, aga vahepeal oleme siin pool sajandit koos elanud ja edasi, ühesõnaga üritada nagu seda moraalseid argumente neid mitte kohe menetleda.
muide, siin on üks huvitav lisadetail, tähendab see ajab teid muidugi naerma ja meid ennast ka, tähendab üks põhiargument, millega kongress on siis, kui ta hääletas selle asja maha, et noh, mis nendes protokollides halba on. Ega siis ei räägitud okupatsioonist ega millestki, vaid räägiti sellest, et see salaprotokollid on vastuolus leninliku välispoliitika aluspõhimõtetega. Meil on ükskõik miks, aga noh, mis argumendid tol korral kehtisid? Just, aga et arvates initsiatiiv, et enne kui sunnitakse tunnistama, et nad on olemas ja tehakse suur läbi ja noh edasi. Et teha seda ise, et oleks võib-olla nii läinud ja jumal teab, kuidas ajalugu oleks läinud. Aga vastu oli Gorbatšov. Tema kuulutas, et temale pole need lauale pandud, enne tema neid ei tunnista. Tegelikult veel kord tema laual oli nad juba olnud. Ja no läks veel aega edasi, eks ole, 88. aastal. Muide, ma korra veel, ma ütlesin, milline oli see stiil, pange tähele. Poliitbüroo liikmed valetavad üksteisele näkku. Jah, tähendab, ülejäänud poliitbüroo liikmed salaprotokolle näinud ei olnud. Nemad ei teadnud, et salaprotokollid on alles. Et isegi Kromõkov ei teadnud. Sest see üleandmine oli toimunud enne teda. Tähendab, siis Monotorit Pušinski. Või noh, ma arvan, et aimas loomulikult ja nii edasi, aga konkreetselt ta ei teadnud, selles mõttes ei teadnud, et talle polnud, tema ees laual polnud need olnud. Tema võis ausa näoga öelda, et on näginud, ei pole leitud. Ja räägin selle juttu ära, vabanda, siis annan sulle sõna. Siin ma annan Eivarile sellepärast sõna, et me korrigeerime ühe fopa, mis sul ennist oli tükk aega tagasi. Tähendab, 88. aastal sama Valentin Falin, kes oli oluliselt teistsugune tegelane, kui räägitakse. Ta oli muidugi, ta oli Deržava poolt, ta oli Nõukogude impeeriumi poolt ja nii edasi, aga selle lisaks oli ta küllaltki aus ajaloolane ja ta oli kaadridiplomaat. Ehk siis Falin omal algatusel, kui tal oli öeldud, et neid salaprotokolle pole, tellis kriminaallaborit analüüsi selle kohta, et kas nüüd need läänes trükis ilmunud koopiad, eks ole, ja see olemasolev originaal sellest paktist endast, et kas need on trükitud ühel ja samal Moskva Kremlis olevalt siis kirjutusmasinal. Ja labor teatas, et praktiliselt 100% jah. Selle peale siis Falin töötas kohe Gorbatšovi jutule, too nähvas talle, et kas arvad, et räägid mulle midagi uut või. Ja marssis toast minema ja samas ruumis olnud Aleksandr Jakovlev, keda baltlased ikka minema oma suureks sõbraks pidanud ja ausaks meheks ja nii edasi. Jakovlev siis seletas Falinile, et originaalid on alles ja Gorbatšov on neid näinud. Nii, läheb veel aeg edasi, 89 rahvasõdikute kongress tuleb kokku. Gorbatšov läheb tribüünile ja teatab, valetab ausa näoga, et neid salaprotokolle pole õnnestunud leida. No see Boldin avaldab üllatust selle peale Gorbatšovile. Gorbatšov küsib, kus on originaali või kas originaalid on hävitatud. Ta nagu eeldas, et Boldin on nad hävitanud millegi pärast ja Boldin ütleb, et ei, et selleks ta vajab poliitbüroo eriotsust. Gorbatšov nähvab talle, et kas sa siis aru ei saa, mida need dokumendid nüüd endast kujutanud. Just seda sama Baltimaade eraldumist ja kõike muud niisugust. Ja Boldin kirjutab oma vastavates mälestustes, et aga mina sain aru, et need dokumendid esinevad nii mitmes registriraamatus koos muude dokumentidega. Et need oli mitmed poolt läbi kantud. Summa summarum ma tahan lihtsalt öelda, et nii Gorbatšov ja Jakovlev kui Falin, kõik nad olid nende dokumentide olemasolust teadlikud. Falin kõige viimasena siis. Ja ainus nendest kolmest, kes siis oli seda meelt, et tuleb võimalikult ruttu nagu tunnistada seda kõike, on see, keda sellest kolmest kogu aeg on peetud nagu õige kurjemaks ja halvemaks ja siukseks nagu, kes oli selles komisjonis selle halva politseiniku rollis. Ja politseiniku rollis oli Aleksandr Jakovlev, keda kogu aeg on peetud suureks baltlaste sõbraks ja nii edasi ja teadlaseks ja diplomaadiks,
aga kes tegelikult oli partei aparatšik terve oma elu. Ainult poliitilise, ainult partei haridusega ja nii edasi. Ja noh, ta sai isegi päris varas eas, sai isegi Lennart Merelt, mitte Lennart Merelt, Arnold Rüütlit juba 2003 oli Arnold Rüütlit Maarja Maristi teise klassi. Noh, see on jutuks, aga nüüd vabandan, et ma jäin lobisema. Ma tahtsin nüüd teha selle sinu hoppa ära parandada või lasta parandada nüüd siis Ivaril. Sa ütlesid, et esimesena tõstatas teema siis MRP-AEG, nii oli Eestis, aga välis-Eestis kerkis see juba ennem ja Ivar võib-olla kommenteerib seda. Jah, no. Mikrofon. Nüüd on siis aeg, ma saan aru, jutud Kremli kooravarridest on ära räägitud, nüüd jõuame raamatu tutvustamiseni. Et mis selles raamatus sees on ja miks seda raamatut vaja on. Ja ma ütleksin siis niimoodi, et no, ma olen raamatu koostaja sellepärast ja initsiaator, et see raamat üldse sündis ja et mul on üks head kolleegid ja sõbrad, kes aitasid selle raamatu lõpuks siis välja anda ja leida need vajalikud materjalid, need komisjoni protokollid, need on minu lauasahtlis seni ajani, ega Igor, sul neid enam ei ole, eks. Nii, aga võiks siis öelda, et meie need endised Nõukogude Liidu rahvasaadikud ja ka Ülemnõukogu saadikud 20. augusti klubist kõik ütlevad, et kuulge, et lõpetage ära see Stalini, Hitleri kokkuleppe ja Molotov-Ribbentropi pakti arutamine ja salaprotokollide tühistamise lugude uurimine, et sellel pole mõtet tegeleda, et see asjad on kõik selgeks tehtud, ära räägitud ja kirja pandud ja mingit uut raamatut ja seisukohtade kujundamist siin pole vaja. Tegelikult nüüd seesama raamat siis tõestab, et kaugeltki mitte kõik Balti riikide iseseisvuse taastamise seigad ja tõigad pole siis ajaloolasteni jõudnud ja kaugeltki pole veel nendes asjades kirjutatud, need samad jutud, mida siin Andres rääkis ja mida Igor täiendas, nendest võiks veel 3. raamatu kirjutada, eks, mis on uued momendid ja mis tulevad välja kellegi elulugudest, mida eestlased tavaliselt ei loe, kes seda Boldini elulugu ja Falini elulugu ikka nii väga lugenud on kui üksikud ajaloolased, aga eestlastel oleks vaja seda meie ajaloo kujundamist ja seda MRP salaprotokolli tühistamise lugu ikkagi võimalikult põhjalikult tundma õppida seda, sest see on meie ajalugu ja sellepärast on seda raamatut ka vaja. Selles raamatus on siis, ma lähen selle küsimuse juurde, on lisaks Gräzini artiklitele Arnold Rüütli artikkel, Jüri Krafti artikkel, mõistagi minu artikkel, millest ma räägin siis hiljem natuke pikemalt, aga nüüd lisaks on siis ka Eve Pärnaste artikkel, kes siia saabus samuti natukene hiljem, kes oli siis selle Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi aktiivne tegevliige ja üks asutajaid. Ning enne seda veel, kui Eestis avalikustati Molotov-Ribbentropi pakt ja mille eest need niinimetatud vabadusvõitlejad Tartu ja Niklus said presidendi käest riikliku autasu ja medali, siis enne seda juba tegeles selle asjaga Balti pagulaste organisatsioon Batun, mis on siis koosnud akronüümidest Baltic Appeal to United Nations ja neid Balti appelle ÜRO-le hakati tegema pagulasbaltlaste poolt alates 65. aastast. Üks esimene kõige suurem appell oli 65. aastal ilmus New York Timesis terve külg New York Timesi ja selle appellil olid alla kirjutanud tollased Ameerika senaatorid, kongressmenid ja see oli suur asi. Lisaks on
72. aastal, kus oli ka 2 eestlast, Mätlik ja Soldatov olid need, kes kirjutasid apellile alla 72 ja alles see 3. apell 79, mille eest siis Niklus ja Tartu said selle tähelepanu, aga need varasemate apellide autorid ja koostajad ja seesama Batuun organisatsioon, need pole midagi saanud Eesti riigi käest. Need on, mis arvate, et Lippmaa otsis välja need Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollid kuskilt arhiivist? Ei, need olid ammu väliseestlastel, ammu ette valmistatud koopiad ära tulnud. Lippmaa võttis lihtsalt Ellar Grabi korterist need asjad kaasa, viis koju Eestisse. Need olid kõik ette valmistatud Ann ja Liivakute poolt, perekond Liivakut, kes töötasid selles USA välisministeeriumi arhiivis, kes leidsid neid juba 65. aastal, eks, tõid need asjad välja. Meil on see Eesti ajalugu on ikka veel väga segane, väga palju on rääkimata ja palju asju on teadmata, aga osad inimesed on veel elavad, oleks võimelised veel midagi rääkida, osad nendest väliseestlased on väga solvunud, et neid pole tähele pandud, et nende käest pole isegi midagi küsitud, et Kelamid ja Rikkenid, kes käisid seal, oleks võinud selle asjaga tegeleda, aga nemad ka ei tegelenud selle ajalooga, eks see on niisugune evepätnastele, eks. Noh, ma räägin, et sina nendega ei käinud, aga seal Ameerikas need Kelamid ja Rikkenid kohe kolid, nad oleks võinud need asjad selgitada paremini välja ja anda Eesti rahvale teada. Aga nüüd tagantjärgi me uurime selle asjaga tegeleme. Nii et ja selle kohta nüüd ilmus ka raamat, siin raamatukaupluses peaks olema see Batuun raamatu pealkiri, mille Sirje Okas on siis kauaaegse Batuuni presidendi Heino Ainsoo nii-öelda abikaasa, teine abikaasa, kes siis pani kokku selle Heino Ainsoo arhiivi ja tegi selle Batuuni raamatu ja andis selle välja kõigepealt soliidses Ameerika ülikoolis, Yale'i ülikoolis ja siis minu initsiatiivil tõlgiti see raamat eesti keelde. Me saime Välisministeeriumi toetuse, täname neid väga, me tegime esitluse selle raamatu esitusega Välisministeeriumis ja tänu sellele on see 65. aastast loodud organisatsiooni, Balti pagulaste organisatsiooni ajalugu siis, mis tegutses kuni 91. aastani, kuni Eesti sai vabaks ja kuni nad aitasid ka Eestit siis ÜRO-sse saada. Nii et ja need on kõik tagantjärgi veel, on need inimesed on tähelepanuta jäänud kahjuks. Nii, ja selles raamatus siis ongi Heino Ainsoo ja Sirje Ainsoo Okase artiklid Baltimaade pagulaste appellidest ÜRO-le ja sellest, kuidas ajalugu võib korduda. Ja siit ongi minu teine punkt. Esimene punkt, miks seda raamatut on vaja, on see, et meil on vaja siis oma ajalugu paremini tunda. Ja teine punkt on see, et ajalugu võib korduda. Ja praegu on, mul ikka meenub see 2 nädalat tagasi Economisti kaane pilt, kus on suur pime ruum ja palju istekohtasid ümber ovaallaua ja ovaallaua otsas istuvad 2 meest, Trump ja Putin, kes teevad salakokkuleppe mitte enam Balti riikide ja Poola ja Soome üle, vaid teevad salakokkuleppe terve Euroopa üle. Eks, et selline oht on olemas, et terve Euroopa peale võidakse teha salakokkuleppe ja millest on ka siis, hirm on täiesti põhjendatud, aga võib-olla see kuidagi nüüd, kui see on nii väga avalikustatud selle asja, sellest ei räägi mitte ainult mina, vaid seda Molotovi-Ribbentropi pakti, see on aktuaalne teema praegu, Molotovi-Ribbentropi pakti analoogia, räägitakse, üks on see Molotovi-Ribbentropi pakti MRP ja teine on see Jalta kokkulepe, kus on ka need suurriigid jälle omavahel leppisid kokku väikeriikide ajaloo üle, nii et need 2 kokkulepet on vägagi aktuaalsed ka tänapäeval ja see meie ajalugu ja lõpuks need protokollid ise ja lõpuks ma jõuangi välja siis selleni, et see 24. detsember oleks vaja tähistada Eesti riigikalendris. Kui Eesti riigikalendris on 23. august
on tähtpäev kui Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise kuupäev, mida nimetatakse siis fašismi ja kommunismi ohvrite mälestuspäevaks. Aga miks me tähistame seda mälestuspäeva, kui me võiksime tähistada ka selle Molotovi-Ribbentropi pakti tühistamise päeva, mis on tegelikult ju tähtsam kui see sõlmimine. Miks me tähistame sõlmimise päeva, aga meie jaoks on tähtsam, see avas meile ju tuleviku. Ja ma ütlengi, et Eesti taassünnipäev on rahvusvahelise õiguse mõttes 24. detsember 1989, mitte siis 91 või 20. august, mis on de facto siis saavutati, kui Nõukogude Liit ei oleks lagunenud, võib-olla siis seda 20. augustit ka poleks olnud. Aga see, kui okupeeriv riik, kes oma selle salalepingu alusel okupeeris Eesti, Läti, Leedu, tunnistab, et see okupeerimise aluseks olnud akt on tühine, siis saab see riik ju vabaks. Siis on see riik vaba rahvusvahelise õiguse seisukohalt ja me peaksime seda, see on igati loogiline. Igati loogiline on, kui okupatsiooni aluseks olev akt tühistatakse, siis ju okupatsioon lõppeb, eks. Mul on küsimus. Peale selle oli ju veel Eesti Riigikogu avaldus Nõukogude Liiduga ühinemiseks. Mis rolli see mängis? Te peate silmas 40. aastal Riigivolikogu otsust. Sellel ei ole mingisugust tähendust, sellepärast, et see oli toimus juba ju okupatsiooni tingimustes. Ehk siis pärast seda, kui nagu jõuti selleni, et salaprotokollid olid, et nad tunnistati tühiseks juba algusest peale ja nii edasi. Pärast seda oli seda juttu, et 39. ja 40. aasta sündmustel ei ole geneetilist seost. 40. aasta oli ka täitsa omat jutt. Seda võis rääkida ainult täitsa tohmakatele. Et see oli ainult siis aja veetmiseks. See küsimus langes kohe ära. Siin on nüüd üks asi puht juriidiliselt, mida ma võib-olla täpsustaksin. On olemas selline asi nagu Viini rahvusvaheliste lepingute konventsioon. Ja seal on olemas paragrahv, tule taevas appi, paragrahv 3 või paragrahv 4, kus on siis öeldud rahvusvaheliste lepingute kehtivus. Ja seal on siis ka punktid, millisel juhul rahvusvaheline leping ei kehti. See on mitmesuguseid asju, näiteks eksitus, siis vastastikune tähendab eksitus näiteks seal pettus, üks pool petab teist nii edasi, siis lepingud ei kehti. Ja nüüd see 4. punkt on surve või duress, ühesõnaga see rahvusvaheline leping, mis on sõlmitud surve või survega ähvardamise all, ei kehti rahvusvahelise õiguse seisukohalt. Ja see on Viini rahvusvaheline lepingute konventsioon. Siit tuleme kohe Trumpi ja Zelenski juurde. Siin on mille juurde tulla. Tähendab, siin me teiega oleme praegu selles mõttes raskes olukorras, et me peame esitama küsima, kas rahvusvaheline õigus tänase asja jaoks üldse kehti, kui vaadata, mida tehakse. Ikkagi väga kõva kahtlus on. Ma arvan, et seda Trumpi ideed ÜRO laiali saatmisest, ma arvan, me võiks toetada. Nii, ma lõpetan veel oma mõtte sellega, et miks raamat on tähtis. Ma tõin 2 mõtet, et see on meie ajalugu, mida me peame teadma ja et see ajalugu ei korduks ka laiemas mõttes. Siit edasi ongi ettepanek, et mitte ainult tähistada 24. detsembrit riikliku päevana, lisaks jõulupäevale oleks ta siis selle Molotovi-Ribbentropi pakti tühistamise ja Eesti taasiseseisvumine õigusliku järjepidevuse alusel päev. Ja seda asja oleks nüüd ikkagi vaja edasi. See raamat võiks tõlkida ka vene keelde. Vene keeles ei ole neid protokolli ka avaldanud. Venelased ka siin Balti riikides ja kogu Venemaal võiksid teada, mis selles Moskva rahvasaadikute kongressis komisjonis ikkagi toimus. Seal oli häältega 14-12 läks see ettepanek läbi, et see otsus läheb sinna suurde saali istungile ja hääletamisele ja see teisel hääletamisel tõeline draama. See oli see ajaloo... Me jõudsime rääkida sellest. Juba jõudsite rääkida see moment, okei, et see oli niisugune aken, mis avanes korraks. Seda enne häälte vahekord ja pärast häälte vahekord ei oleks seda enam võimaldanud
Jeltsini ja Putini ajal ei oleks teine otsus olnud üldse kõne alla. Tohib ma kommenteerin veel seda, et sa ütlesid, et vene keeles pole ilmunud. Minu jaoks on tegelikult üllatavam see, et ka näiteks Leedu ja Läti ajaloolas ei ole neid protokolle kasutanud, millest ma järeldan, et Leedu ja Läti komisjoni liikmed ei võtnud endale koopiaid. Ehk siis Igor on olnud üks unikaalseid ja väga väheseid komisjoni liikmeid, kes seda tegi. Seda sa juba nimetasid ja ma kiidan jätkuvalt tänu sellele see raamat on, aga edasi saab ka veel minna sügavamale selle asja uurimisel ja ma lõpetan, et vene keeles me ei tea, et vene keeles oleks kuskil ilmunud. Ei, kindlasti ei ole, ma oleks näinud. Putini jaoks oli ju see geopoliitilise suurim katastroof ja suurim viga, mida Gorbatšov tegi, et ta selle otsuse lasi läbi. Seda, mis arvad, et keegi on siis kuidagi salaja suutnud selle publitseerida, ei ole. Ma tahan ütelda ainult seda, et kõik, mis toimus suures saalis, on trükkis ilmunud ja stenogrammid ilmunud. Suures saalis muidugi, aga mitte Molotov ütleme, need olid kõned. Need kaks kõned, esiteks kõned, kui komisjoni moodustati, see oli siis kevadel, aprillis-mais oli see komisjoni moodustamine, selle läks ka palju aega, olid vastu ja poolt hääled, need on protokollid olemas ja siis on need kõned, mis toimusid 23. ja 24. ja midagi rohkem ei ole, aga meil on nüüd see vahepeal, mis vahepeal toimutakse. Nii, ja edasi viimane idee, et selle ideega tegelikult oleks vaja minna Brüsselisse, et Euroopa saaks aru, mis toimus ja milline oht on praegu siis Xi ja Trump võivad midagi kokku leppida Euroopa asjus, Putin ja Trump võivad samamoodi kokku leppida, me ei tea, aga igal juhul see oleks huvitav teada, kuidas need jõudude vahekorrad, kes mida ütles, see on huvitav lugemine. See on huvitav lugemine, see on avameelselt, nagu avameelselt on räägitud, kuidas suhtumine oli nendesse Balti riikidesse ja kuidas jõudis siis see teadmine, et need salaprotokollid võivad olemas olla ikkagi ka nendele, kes olid kõige impeeriumimeelsemad ja ei tahtnud midagi sellist asjadest puududa. Kui teid ka veel kommenteerida, siis üks kõige üllatavamaid nagu asjaolusid nende protokollide sisus, mis mul nagu ma neid esimest korda lugesin, nagu kõige rohkem imestust tekitas, on see, kui avameelselt nad tõesti on. Kuidas ka see vastaspool algusest peale saab aru, miks baltlased suruvad kogu seda ideed, miks seda vaja on. Et seda, et jutt käib Baltimaade eraldumisest, ehkki kõik kogu aeg idolikult teatud, et ei, miks te nüüd, et ei sugugi ja nii edasi. Kaude kogu aeg see tuleb nagu välja. Muide, seoses selle Baltiga ja nii edasi, Brüsselis tähendab Euroopa Parlamendi hoones esimene või siuke pool keldrikorrus, tähendab seal, kus igasugused kohvikud ja muud siuksed kenad kohad on. See pikk koridor, mis on kuskil 30 kilomeetrit pikk, selle ametlik nimetus on The Road of the Baltic Way, Balti keti tänav ja seal on siis vastavalt ka suured vasest tehtud kaardid seal peal ja siis need tekstid Eesti, Läti, Leedu keeles ja nii edasi. Nii et Balti keti tee on parlamendis ainukene tänav, ütleme, see, mis on pühendatud ajaloolisele sündmusele, mitte aga konkreetsetele inimestele. Nii, ma ütlen ka veel kaks mõtet või fakti juurde. Üks on sellest, et kuidas juhtus see, et Saksa parlament siis otsustas tühistada selle Molotovi-Ribbentropi pakti ja millist mõju see avaldas siis Gorbatšovile, Jakovlevile ja teistele. Nimelt, millest tuleb ka välja sellest Batuni raamatust, et seesama Batuni delegatsioon, Eesti, Läti, Leedu, seal olid Landsbergers oli seal tegev ja siis need samad Ainsod olid, nad käisid Saksa välisministeeriumis seda sama asja taotlemas, see oli Batun, millest meie ei teadnud mitte midagi, ei teadnud ka see AEG ja need olid omad, nad töötasid oma vahel ja see side oli juba mitte enam nii tihe, nii et igal juhul Sirje Ainso mäletab, et nemad käisid
Saksa välisministeeriumis kõrgete ametnikuid juures ja taotlesid sedasama Molotovi-Ribbentropi pakti tühistamist Saksa parlamendis. Ja Saksa parlament tegi selle ära 1. septembril 1989. Meie kui Nõukogude Liidu rahvasaadikud, me ei teadnud sellest mitte midagi, sest Eesti ajalehtedes ei olnud sellest mitte piuksugi, et Saksamaa tühistas Molotovi-Ribbentropi pakti, otsige mulle üles see fakt. Aga võib-olla ma edasi. Võib-olla ma ütlen, et protokollides on korraks sellele viidatud. Ja komisjoni liikmed teadsid, ja Paalin, näiteks Paalin kui endine suursaadik Saksamaa Liitvabariigis ja nii edasi. Kõigega oli kursis, aga ma teen ühe pisise täienduse sinu sellele kirjeldusele, et see toimus juba kevad-suvel ehk siis ammu enne Balti ketti. See on olnud nüüd sakslaste reageerimine Balti ketile, mis oli ülemaailmne uudise fenomen ja nii edasi. Ja et lisaks Batuni tegelastel oli seal seltskonnas, kes käis Saksamaa Liitvabariigis seda läbi rääkimas, siiski ka näiteks Landsbergis, sellesama komisjoni liige. Nii et ikkagi töö käis selles suunas ka. Ja ma lihtsalt veel lõpetuseks, et mis siis sundis Jakovlevi ja Gorbatšovi lõpuks olema selle asja poolt. Gorbatšov siis ilmselt ikkagi ütles Jakovlevile, kuule okei, jäta mind mängust välja, aga mine tee see asi ära. Ja selle teisel hääletamisel, nagu ka Gräzin ütles või rääkis minule, ma ei tea, kas ta täna rääkis seda, et Afanasjeviga nad hakkasid juba tegema uut otsuse projekti. Selle Molotovi-Ribbentropi pakti otsuse kohta 23. see läbi kukkus, eks. Rahvasaadikute kongress. Ja see oli jutuks ja see oli nagu ebaseaduslik, et pannakse teist korda hääletamisele. No see on nagu väljapressimine. Sama asi pannakse teist korda hääletamisele. See ei olnud ette nähtud reglemendiga niisugune asi, aga see tehti ära. Ja see oli ajalooline otsus. Aga miks Gorbatšov seda asja siis tahtis teha? See oli see, et enne ta oli kohtunud kooliga, enne ta oli kohtunud Honeckeriga. Ta teadis selle asja tühistamisest ja et jätkata oma tegevust parketi võrgunikuna seal lääne ringkondades. Kool ilmselt ütleski, kuule, tehke see asi ära. Ma vaidlen siiski teile mõlemale nüüd vastu, nii sellele versioonile, mida esitas ennem Igor, kui ka nüüd sinu versioonile. Muidugi selge, et rahvusvaheline olukord, üldse rahvusvaheline olukord, 89. aasta on üldse Euroopa rahvarevolutsioonide aasta ja edasi. Kõik see mõjutas, selge. Nii see, et Saksamaa Liitvabariigi Bundestag oli 1. septembril juba nii MRP kui salaprotokolli tühistanud. 1. september. Et küll pärast Balti ketti, aga mitte selle pärast. Nii, ja oli tühistanud, see kõik on tõsi, see kõik mõjutas ja nii edasi. Selge on see, et ka erinevad Eesti ja muud Balti, sellest ei tea suurt midagi. Saadikud, kes käisid või poliitikud, kes käisid siis 23. õhtul ja öösel käisid Gorbatšoviga rääkimas, ka need kõik mingil määral mõjutasid. Aga kui me nüüd, teie olite mõlemad kohad, olite mõlemad saalis, seal olid ka komisjoni liige, mõlemal päevaga hääletasite, aga Lippmaga neid dokumente sinna Gräzisse. Mina ajaloolasena tean, kui ebausaldusväärsed on nagu mäletamine või märgin enda mäletamisest. Mina jälgisin seda televisioonist ja mida ma näen siis 23. kuupäeval. Näen seda, et Jakovlev esitab küll niimoodi korralikult, korrektselt kogu selle komisjoni materjalid ja nii edasi, aga eriti ei püüda. Eriti ei püüa midagi läbi suruda ega midagi muud niisugust. Ta oli ka ennem komisjonis juba öelnud, et arvati, et võetakse vastu või ja nii edasi. Ja Gorbatšov istub küll presiidiumis ja üldse ei võta, ei tee mitte midagi, ei võta sõna, nii edasi. Absoluutselt ei anna nagu märku nagu kongressi enamusele, enamus oli neil kontrolli all. Et nüüd hääletage poolt. Ja toimuvad küll mingid sõnavõtud ja nii edasi, aga üks ei tee üldse midagi ja teine ka mingit panust läbi surumiseks tegelikult ei anna. Nii, toimub hääletus, kukub läbi ja selge on, et mõlemale mehele oli see otsus ootuspärane ja meeldiv. Nii, kui nüüd kohtuvad siis õhtul, eks hilisõhtul
Gorbatšoviga, noh, Marju Lauristin ja Arnold Rüütel, nemad on kirjeldanud oma kohtumisi. Isegi Gorbatšov ei midagi luba. Nad räägivad küll, et pange uuesti hääletusele ja nii edasi. Mitte midagi lubata. Pealegi noh, uuesti hääletustele panemine on protseduuri rikkumine. Et rohkem on küsimus, et kuidas asi uus komisjon moodustada ja asja uuesti menetleda ja noh, need on edasi. Nii, ja nüüd kõik lähevad laiali, teades, et midagi ei muutu. Kui teie tegite oma uut projekti, ega tega uskumatult see järgmine päev võiks minna hääletamisele, eks ole. Nii, minu versioon on see, et ma olen nõus, et rahvusvahelised suhted olid peamine argument. Aga minu arvates peamine oli see, mis toimus nendel päevadel Rumeenias. Ehk siis Rumeenias oli mõni päev varem plahvatusel alanud rahvarevolutsioon. Nikolai Ceausescu oli langenud ülestõususte kätte vangi. Üks päev hiljem, 25. detsembril ta kas oma naisega hukati. MRP puudutas ka Moldovat, mis on etnilises mõttes Rumeenia. Võis karta, et kogu see mäsu valgub üle piiri. Juba varem oli jutuks olnud, et Baltikumis mingil juhul ei tekiks teine Karabah ja muud niisugused jutud, eks ole. Et ühesõnaga, et kui see kõik läheb kontrolli alt ära, kui puhkevad samasugused mingisugused mäsud ja märulid ka mujal, siis Baltikum oli ka pingereas küllaltki kõrgel. Ja võis tunduda tervislikum igaks juhuks ja natuke nauru välja lasta. Et lasta Baltikumil minna kokkuvõttes. Nii, no mina räägiksin nüüd veel ühe väikse detaili siia juurde, aga ma rõhutan, et tegemist on ilukirjandusliku fantaasiaga, mida mina võtan tõe pähe. Aga Eestis on olemas harglad ja kõik, kes kirjutavad kihvte lugusid ja siin on olemas üks koht sellel ööl 23-24, mis vajaks minu arvates lahti kirjutamist ja millesse mina muide siiralt usun. Niipea, kui see asi läbi kukkus ja kerkis üles küsimus, mida teha, ma ütlesin teile, et ei tohi edasi lükata, et siis tuleb aur välja ja nii edasi. Ja seal on olemas üks pilt selles raamatus, kus seisavad kolmekesi kõrvuti, seisavad siis Jakolev, Lippmaa ja Aasmäe. Nüüd tuleb mängu Aasmäe. Aasmäe oli minu väga lähedane sõber ja üks tema väga tähtsaid iseloomujooni oli see, et Aasmäel oli võrratu võime toppida oma nina sinna, kus auku ees ei ole. Aasmäe jõudis alati sinna, kus teda ei tahetud. Ja kui see on tema omadus, siis nüüd mängib välja järgmine asjaolu. Võt selle pildi peal, see on nüüd kohe peale seda hääletamist. Ja seal nüüd räägitakse ja siin Jakovlev ütleb, et no me ei kahet mida teha ja kurat nüüd läks niimoodi ja see. Ja siis Aasmäe ütles, võt nüüd on vaja hakata Gorbatšoviga rääkima. Jakovlev, jah, õige. Nüüd ongi vaja Gorbatšoviga rääkida, temast oleneb see kõik värgid ja nii edasi. Nüüd see pildilt on, eks ole, kaks inimest puudu, tähendab esiteks, noh, mina, kes ma olin natuke eemal, aga veel tähtsam Juhan Aare, kes on selle pildi teinud. Muide, Juhan Aare on selle raamatu üks autorid, keda siit väga näha ei ole, sellest enamus kõiki neid pilte on teinud Juhan Aare, kellel oli täielik kaamerad ja värgid ja kõik nii edasi, kes tõepoolest filmis ja tegi neid igasugust asja. Nii. Nüüd Ivar ütles, et Lauristin ja need käisid seal Gorbatšovi juures. Noh, ma kehitan õlgu ja ütlen, noh, kui käisid, siis väga hea, aga noh, aga selle peale ma ütlen, no ja mis siis? Ja kui ma psühholoogiliselt mõtlen selle peale, tähendab Lauristin ja see, et kas nad veenavad Gorbatšovi ära, ma ütleksin väga vähe usutav. Palju usutavam on see, et juhtus see, mida Jakovlev soovitas, et Aasmäe pääseski Gorbatšovi juurde, need olid väga huvitavad ajad. Siis oli võimalik, et minusugune võiks võtta telefonitoru ja helistada otse Gorbatšovile, mida ma ei teinud eriti, aga see oli alati võimalik. Ja see oli huvitav aeg, kus kõik oli teistmoodi, kõigile sai helistada, kõigiga sai rääkida ja nii edasi. Ja selles mõttes see Aasmäe pääsemine Gorbatšovi juurde on psühholoogiliselt äärmiselt võimalik, see lihtsal põhjusel. Aga need on nüüd omaette lood, et Gorbatšovile Aasmäe meeldis. Ja neil olid omavahel olnud igasuguseid plõksimisi üle nõukogus seal omavahel õiendasid ja nii edasi, kui Gorbatšov hüppas Aasmäele kallale, et miks te lobisete, ei kuula kõnesid ja nii edasi. Aasmäe tõusis püsti, näitas, et ma mängin Gräziniga kaarte, me ei räägi üldse midagi. Või siis, kui ta tuli lühikeste pükstega sinna ja Gorbatšov teatas Aasmäele, et edaspidi me parlamendis trussahhadi ja muud ja nii edasi. See oli siuke love-hate relation, kus juures Gorbatšov tõenäoliselt
psühholoogiliselt ta võis Aasmäed usaldada rohkem kui kedagi teist, sest Aasmäe polnud karjerist. Aasmäel ei olnud midagi näha, et temast saab Nõukogude president või keegi edasi. Aasmäest oli selgelt teada, et ta omasid ei reeda. Ja noh, see kõik oli selge, et Gorbatšovi seisukohalt pange ennast tema olukorda, see oli kriitiline hetk mingil määral. Et kellega ta võiks rääkida või kes võiks öelda. Noh, pani Majus Mihhail, et me proovime ja teeme ja ära karda ja umbes niimoodi, noh, viisakamas, et Aasmäe oli see inimene, kes võis seda teha. Ja sellepärast ma ootangi, tähendab Eesti kirjaniku, kes räägib meile, mis juhtus tollel öösel kella 14-16 hommikul ajal. Muide, me olime ju komisjonina, me ju suhtlesime too öö ja nii edasi. Kes ei suhelnud, keda ei ole, on Aasmäe küsimus, kus ta oli. Ja ma tead, ei maga, kui süüksed asjad on. Ja sellepärast ma nagu noh, mõtlen, et see on ju ajalooliselt huvitav moment, mille peale noh, tasuks nagu mõtlema ja see on üks asi, kus võib-olla on tema üks neid inimesi, kelle panus ja nii edasi on jäänud mõnes mõttes märkamata ja oleks ma kirjanik, ma kirjutaks sellest, see oleks need 2-3 tundi, need oleksid huvitavad ja muidugi ma olin samasugune idioot, nagu me kõik oleme olnud. No mis oleks lihtsam olnud, kui siin samas entsüklopeedias või Kuku klubis küsida, kuule arva, mis sa tegid või kuidas. See tundus kõik nii ebaoluline, nagu need protokollidki ja paberid ja need. Sa ei mõtle ju kunagi, et siit samast kõrvalt läheb ajalugu. Mis pärast on Rahvarinde ja Eesti komitee pooled paberid kadunud, nii et sellepärast, et keegi meelega, vaid lihtsalt kõik arvasid, et noh, tähtis on see, mis tuleb homme ja me teeme seda ja nii edasi. Ja perse nende paberitega ja nii edasi. Ja võt nii sellist ajaloos need lüngad tekivad. Nii, no ma nüüd kommenteerin, et Igori jutt viitas sellele, et see on ilukirjanduslik, eks see usub ilukirjandust ja ma arvan, et see on ilus muinasjutt ja stsenaarium ühele jah, põnevus romaanile või poliitilisele romaanile ja veelgi parem oleks see filmistsenaariumi jaoks, mida ma püüdsin algatada sellest, kuidas Eesti iseseisvaks sai läbi Moskva ja tegin isegi selle filmistsenaariumi esimesed 12 pilti ära ja pakkusin seda kirjanikele, nendele siin juba nimetatud ja lisaks Aleksejevile veel, kes oli kirjanike liidu esimees siis ja nii edasi, et noh, et kirjutage nüüd näidend või filmistsenaarium, et see on väga põnev asi, millest me elasime läbi, eks. Ja noh, nii nagu on see film Leninitest tehtud välja mõeldud, eks asjad ja niimoodi võib kui välja mõelda Gorbatšovist filmi, eks kuidas see asjad olid, aga noh, ma arvan, et teoreetiliselt Aasmäe ei saanud sinna Gorbatšovi juurde saada, kui Rüütel ja Lauritsingi sinna ei saanud ja kui Rüütel räägib selles samas raamatus, siin loe seda raamatut, eks. Rüütel räägib, et ta ootas seal kella 11 alates tund aega, ootas seal selle Gorbatšovi juurde saamist. Ja kui Rüütel ootas seal tund aega ja siis lipsas Aasmäe, siis see tundub nagu natukene mõjumatu. Või ükskõik, aga no okei. Ja pärast Gorbatšov mingil määral ka inimene, et tahab nagu magada ja võib-olla ta läks ära ja Jakovlev, ma sain aru, magas Kremlis, aga kas Gorbatšov ka Kremlis magas, seda me ei tea, eks. No, mul on üks küsimus. Kõik saime aru, et see on suur rahvusvaheline sündmus ja nii edasi, aga seletage mulle, mis moodi suhtus tollel ajal, kui see otsus vastu võeti, Eesti poliitiline, mitte juhtkond, vaid poliitiliste parteide ja need juhid. Kuidas nemad vaatasid MRP võidlusse? No, nagu jutuks oli praktiliselt kohe, juba enne 90. aasta valimisi, veel vana Toome valitsuse ajal, moodustati komisjon Nõukogude Liidust lahkumiseks, läbirääkimiste pidamiseks. Et see toimunud jah, mitte mingisugust erakondade tasandil, vaid valitsuse tasandil. Otsustati kohe, et me hakkame nüüd lahkuma. Nüüd hakkame läbi rääkima, kuidas me seda teeme. Ehk siis see, mida see tähendab, oli kohe kõigile selge. Ma ütlen ühe lausega, see oli eelmise sajandi teise poole Eesti poliitikute kõige suurem saavutus.
mis asi kõige suurem saavutus rahvusvahelises poliitikas üldse? Oli poliitikud. Ma küsin, kui Moskvas võeti see kõik vastu ja meil oli, nagu ma praegu kuulen, kõik absoluutselt selge, siis kuidas suhtus sellesse Eesti see poliitiline kiht, kes siis omavahel võitles? Ma arvan, et sellesse ma võin ühe lause ütelda. No ütle ise. Teatavasti, kui poliitiline akt tunnistatakse kehtetuks, siis ei jää sinna järele mitte auk, vaid selle augu täidab ära selle eelnev sündmus. Ehk iga mees teadis tol ajal, eriti lääne poliitikutest, et selle asja tagajärg oli see, et Eesti seisukohast, et Eesti riigi järjekestvus taastus. Nii, aga mis toimus selle teadmisega Eestis tol ajal, kui me lõpetasime oma poliitilise tegevuse, veel siis võitlesid Eesti teatud poliitikud selle nimel, et taastada järjekestvus, mis oli 89. aastal juba taastatud. Tähendab, miks? Üks asi on teooria, teine asi on praktika, eks ole. Teoreetiliselt oli jah niimoodi, et kui Nõukogude Liit oli tunnistanud salaprotokolli ja nii edasi, siis justkui nagu oli teoorias, justkui nagu oleks pidanud nüüd õigusliku järjepidevuse alusel nagu kõik taastumagi. Kas meil täna ei rääkinud sellest, et ta taastus? Ei, ta taastus sellepärast, et Nõukogude Liit lakkas olemast. Nii, aga tähendab, et juhul kui Nõukogude Liit ei oleks tagunenud, mismoodi lihtsalt oleks taastanud. Ja ma nüüd on kaks voolu, mis Eestis omavahel võitlesid. Üks see, et asi peab toimuma rangelt õigusliku järjepidevuse alusel, see on kodanike komiteede liikumine, Eesti Kongress, valimised olid 90. aasta alul ju. Ja teine see, et püüame ikka võimalikult veretult ja valutult, samm-sammult, step by step, eks ole, kogu see savisaarlik, rahvarindelik, ülemnõukogulik, ütleme siis nii. See suund, eks ole, ülemnõukogu valimised samuti 90. aasta alul. Ehk siis see, et iseseisvus tuleb, oli nüüd selge. Ebaselge oli, mismoodi ta täpselt tuleb. Selle üle nagu võitlus läkski Eestis lahti. No siin on jällegi, täpsustame juriidiliselt ja siin tuleb ka jällegi silmas pidada, kes oli selle idee autor ja kes selle sisse käis ja sisse kirjutas. Lippmaa. Nimelt, kui te loete seda lõppdeklaratsiooni, mis seal kirjas on, siis seal on öeldud, et Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli on kehtetud sõlmimise hetkest. Tegelikult siin on ta natuke ümber tehtud, oli tegelikult ladinakeelne termin extunc. Sellest hetkest, kui nad sõlmiti. Ehk teiste sõnadega, kõik see, mis neile järgnes, ei olegi vaja oodata 40. aastat, vaid tänu sellele extuncile. Tegelikult Eesti oleks iseseisvaks saanud ka teistpidi. Ütleme, et niipidi ei kehti, teistpidi ei kehti, nii edasi. See extunc oli oluline, et tekiks taastumine järjepidevuse alusel. Kui neid kahte sõna seal sees ei oleks, siis me võiks tänaseni vaielda esimene vabariik, teine vabariik, kolmas vabariik, neljas, palju meil neid siin on. Aga sellisel juhul tänu extuncile, et see ei kehtinud sellest hetkest alates, kui Ribbentrop ja Molotov alla kirjutasid, sellega tegelikult oli garanteeritud, et see 39. 40. aasta Eesti ei ole kusagile kadunud. Aga koht oli selles, et kogu selle komisjoni peale, seal oli äärmisel juhul 4-5 juristi, kes said aru, miks see asi oli tehtud. Ja muide esimene asi, see Lippmaa sõlis selle extungi eest, lõpeta ära ladina keel, kelle seda vaja on ja nii edasi. Aga kui me siis juristina koos istusime ja kuulasime, see on Lippmaa idee ja Lippmaa tagas tegelikult selle, et see tühistamine lõpetas ära igasugused vaidlused mitte järjepidevuse teemadel. Eestis 89. aastal ei lõppenud mingi vaidlus ära sellel teemal. No see oli siin teie probleem, mina elasin Moskvas. Sellepärast, et... Tohib arva, ma rõhutan lihtsalt üle, et see kõik oligi võimalik ainult tänu sellele eriolukorrale, mis tollal oli, see Nõukogude Liidu kriis ja hiljem tema olemas lakkamine, näiteks praegune Vene Föderatsioon ja kõik, kes ta nagunii ei tunnista.
tema väidab endiselt seda, et Eesti astus Nõukogude Liitu vabatahtlikult ja no edasi. Kuidas Eestis suhtusid tolleaegsed juhtivad poliitikud ja nad võitlesid edasi vaatamata sellele otsusele, kõikidele neile juttudele. Eestis võideldi edasi veel ligi 5 aastat selle eest, et taastada järjekestvus. Okei, aitäh informatsiooni, see on teie mure. Me olime NSV Liidu Ülemnõukogu saadikud ja see, mida teie siin Me räägime eri asjadest. Mina olin Ülemnõukogus ka ja olin Eesti kongressis ka, ma olin 3 kogus, 3 erineva riigi parlamendis ja ütlen, et kõikidel nendel eri parlamentidel ja kogudel oli oma roll Eesti iseseisvuse taastamisel, nii oli ka Eesti kongressil ja Eesti komitee, ma olin isegi Eesti komitee liige, oli Nõukogude Liidu Rahvasaadikute kongressil ja Ülemnõukogus, kõigil oli erinev roll erineval ajal ja kõik nad teineteist täiendasid. Kõik nad teineteist täiendasid, ei saa ütelda, et juhid olid kuidagi lõpuks nad leppisid ju kokku, isegi Eesti... Jah, olgu, aga kõik on õige, kõigil oli oma roll, kõik on õige. Ja kogu tervik, tagantjärgi ongi õige lihtsamini öelda, et omamoodi kõik aitasid kaasa Eesti taasiseseisvumisele. Aga võib-olla hakkame otsi kokku tõmbama, sest me oleme kangis pikalt juba rääkinud. Muidugi Juhan Aare roll on pildistamisel ja selle telesaadete tegemisel ja kaameraga ringi käimisel oma roll, suur roll ja Ardo Aasmäel on seal ka võib-olla on roll nende asjaajamisel kongressi tippjuhtkonna sekretariaadiga ja nii edasi ja võib-olla ka Gorbatšoviga, aga minu roll on, näete, minu pilt on siin kaane peal, eks. Ja nagu siit aru saab ja kõige paremad teised pildid, kus on ka Gräzin ja kus on Gorbatšovi kabinetis ja Gorbatšovi laua peal on tuumanupp veel ja need on kõik minu tehtud. Juhid sellele tähelepanu, et vaadake seda raamatut, eks. Nii, ja ma arvan ka, et me võiksime kokku võtta. Kui on veel kellegi küsimusi, siis hea meelega... Ma arvan, et teeme seda juba mitteametlikult, siin on hulk veini, mis vaja ära juua. Et aidake natukene ja kes tahab selle raamatu juures kõige suuremad tegijad on Igor Gräzin ja Ivar Raig on ka koostaja, et kes tahab nende autogrammiga raamatut soetada, siis ka kasutage juhust. Aga palun nüüd klaas veini. Kes annab veini? Aitäh Argo Kirjastus selle asja ürituse organiseerimise eest.